Nii, nüüd ma pean vabandama, kõigil teistel oli selline süstemaatiline slaid ja reeglina saadi hakkama ühe või mõnega, siis kutsehariduses tavaliselt nii hästi ei lähe ja seekord ka ei läinud. Jah, tegelikult püüaks teha siiski kiiresti, et esiteks töörühmas sellisest esialgsest valukohast, milleks oli siis kutsetunnistus, läksime me sujuvalt üle. Ainukene tõdemus oli see, et me tegelikult need samad paberid ja sealhulgas siis ka kutsetunnistus peaksid ikkagi mingil kombel tõendama oskuseid ja teadmisi. Siin me lähme küll minu tavapärase jutuga vastu olla, aga siin on oskused kirjas, aga ilmselt mõeldud sai siin koha peal nii oskusi kui teadmisi. Et selles suhtes on nendel paberitel see väärtus, aga kui me räägime nagu kutsetunnistustest ja kutsehariduse baasil, siis eelkõige ilmselt tuleks keskenduda sellele, et mida kutseharidus tänasel päeval tähendab ja eelkõige sellele, et seis ei ole nagu nii hull, kui tööandjad tihti arvavad, sest need tööandjad, kes on reaalselt pahatihtiline kutsekoolide lõpetajaga kokku puutunud, on isegi positiivselt üllatunud. Mis tähendab seda, et kui me sellest alustame ja näitame seal seda korrelatsiooni mõnevõrra nende kutsetunnistustega, siis ilmselt oleks see küsimus lahendatud. Pluss loomulikult see, et on teatud hulk sertifikaate ja pabereid, mida täna on tegelikult võimalik juba õppesse integreerida ja mida tööandjad siin koha peal aktsepteerivad. Nii. Siis me keskendusime päris pikalt sellele, et olemasoleval ka juba kutsestandardi baasil valminud riiklikul õppekaval. Kutseharidus on üks väheseid kohti, kus ilmselt see kutsestandard peaks olema üsna jäigalt seotud selle riikliku õppekavaga, mille järgi peavad koolid tegema oma õppekava. Siis seal on liiga palju automaatikat, elektroonikat, eriti ühel õppekaval. Aga sisulise koha pealt, mis olid need märkused, olid see, et võib-olla me senisest enam peaksime tähelepanu pöörama sellele, et kogu selle bürokraatia käigus on ka see õppija natukene kaduma läinud ja ega me seda ettevõtja vaadet väga nagu vaadata ei taha. Nii. Natukene ka sellest, et mida koolid tänasel päeval nagu vajaksid ja oli positiivne näide, et selle eelmise ringiga kutsehariduses on olnud õpetajate täiendkoolitamine üks selliseid kohti, mida on tehtud ja mis on andnud tänuväärset tuge. Samas vaja oleks ilmselt seda teemade ringi laiendada, kus me täna õpetame, sest on veel katmata teemasid. Ja teine asi, millest tegelikult õpetajad tunnevad puudust, et kui me muudame seda sisu, mida me õpetame, siis tegelikult sellega peaks kaasnema ka metoodika, mille me jätame tihti tahaplaanile ka selle sama bürokraatiaga. Ja noored kooli, see oli juba siin ühe eelmise slaidi peal, et tegelikult kõige lihtsam viis, kuidas täna koolid ja tööandjad saavad koostööd teha ja iseendas siis nende ka paberites muuhulgas kokku leppida on see, kui tööandjate esindajad käivad koolis rääkimas, siis nad ei saa öelda, et see on halb, sest nad on ise selles osalenud. Kõik on nõus. Nii. Ja loomulikult siin küll muuhulgas ka tööandja ainsa esindaja, vist täisvärvilise esindaja eeskostel sai siia panna, et tegelikult mida koolid täna vajavad, on see, et oleks konkreetselt stipendiumiprogramme nii õpilastele kui õpetajatele. Ja see on üks minu arust väga tänuväärne mõte, et kui me igapäevaselt räägime stipendiumistest eelkõige õppijatele, siis kui me õpetajatele samasugused programmid välja kuulutame, võib siin nagu põnevat tulla. Ja natukene puudutasime ka praktikamudelit, mis tähendab seda, et kutsekoolid on see tänuväärne koht, kus saaks kasutada siis seda mudelit, et me küsime tööandjatelt neid praktilisi ülesandeid ette ja integreerime nad juba oma õppetegevusse, mitte ei jäta seda nagu tavapärasesse praktikasse. Ja üks väga ilus mõte oli see, et ITL-iga koostöös võiks ju teha praktikakohtade kogu või baasi. Ma saan aru, et see noogutus oli valmisolek.
Et sealt on ka nii-öelda otsad on juba olemas. Küll erinevate kanalite. Väga hea. Jah. Ja kõige suurem probleem selles mõttes, mida koolid nägid praktikamudeli, tänase praktikamudeli koha pealt oli tegelikult praktikajuhendajate koolitamine, millega ka ühel ja teisel kombel juba riiklik eksami kvalifikatsioonikeskus just tegeleb või hakkab tegelema või nii edasi. Aga et see oli see valukoht, mida selgelt nagu koolide esindajad nägid. Ja see viimane slaid on vast kõige parem slaid, et on pikalt räägitud sellest, et tööandjad ja koolid võiksid teha selliseid tegevspetsialistidele mõeldud kutseõppekavu, mis oleksid siis sellise pooleaastase või aastase kestusega ja keskenduks nii-öelda konkreetse lõigu ettevalmistamisel, et inimene oleks muulgas ka võib-olla võimeline kutsestandardis kutseeksamit tegema. Aga hea uudis siin koha peal on see, et see pool ei pea baseeruma riiklikul õppekaval. Selliseid õppekavasid võib iga kool teha ise ja siin ei haakuda olla need tavapärased piirangud, mis tulenevad sellest, et võib ka riiklik õppekava seal all olla, aga võib ka kool ja tegelikult ettevõtja koostöös teha täna ühe jätkuõppekava. See on nüüd üks ilus mõte. Ehk tööandja, kui sul on täna selge töölõik, mis sa näed, et on meie tööturul puudu, mine koputa ühe kutsekooli uksele, pange koos õppekava kokku ja elu läheb edasi. Ja nii lihtne see ongi. Cool. Kas me võime lugeda töörühmade revüü lõppenuks?